Tere kõigile! Mitmed inimesed on meie käest küsinud, et mis sellest perekond Kippini kohvris siis tegelikult sees on ja mida see endast üldse kujutab. Ja mõtlesime, et teeme siis täna selle karbi niimoodi avalikult lahti ja näitame teile, et mis seal sees siis täpsemalt on. See materjal koosneb nagu 3 erinevast grupist asjadest. Esimene on siis sellised teemamapid. Neid on siin 4 tükki praegu esimeses põhikohvris. Elutuba, köök, mänguväljak ja lasteaed. Siis teine grupp materjale on selline, mis keskendub põhisõnade õpetamisele. Et põhisõnad, mõned spetsialistid nimetavad neid ka tüvisõnadeks, on sellised sõnad, inglise keeles on see termin core words, mis on siis igas keeles umbes niimoodi 200-300 sellist olulisemat, sagedasemini esinevat sõna, mida ära õppides tegelikult on võimalik umbes 80% juttudest ära rääkida. Ja sellepärast Kibina keskus oma materjalides keskendub väga palju just nimelt nende põhisõnade õpetamisele. Et kui need lastele selgeks teha, siis nad saavad juba väga kiiresti hakata suhtlema kõne abil. Ja selleks põhisõnade õpetamiseks siin materjalis on siis olemas 3 suhtlustahvlit ja lisaks eraldi sellised sõnakaardid või pildikaardid, mis on kõik põhisõnadega. Ja 3. grupp materjale selles karbis on mänguvahendid. Mänguvahenditest, mis siin siis on sellised vahvad kaardid, 3 tükki, kes sõuvad pilte ja lauseid. Siis on siin olemas 4 värvilist kotti, millega saab ka erinevaid mänge mängida, kotimängu ja igasuguseid muid asju. Siis on siin olemas kärbsepiitsa mänguks kärbsed ja 2 kärbsepiitsa. Järgmisena siit tuleb välja selline spinner ja torditükid, millega saab mängida spinnerimänge ja tordimängu ja tegelikult seda saab kasutada ka nii-öelda valge tahvlina, et siia peale saab ka valge tahvlimarkeriga joonistada. Järgmisena on siin olemas pesulõksud, kalapüügimänguks 2 õnge ja kirjaklambrid. Siis on siin veel olemas sellised pabernukud, need tuleb küll ise välja lõigata, aga neid saab kasutada siis täringumängudes või mis iganes muudes mängudes, ka mängunuppudena või kuidas spetsialisti fantaasia võimaldab. Siis on siin sellised värvilised puutähekesed, 3 täringut. Siis tuleb siit välja veel sellised lausealused, millega on võimalik moodustada nendest pildikaartidest erinevaid lausemalle või lauseid. Ja siis on siin sellised liikumiskaardid, millega saab kõik need mängulised tegevused teha laste jaoks veelgi lõbusamaks ja lisada ka liikumist mängudesse. Ja siis on siin sellised üllatuskaardid, millega saab teha ka palju lõbusamaks mänge ja lapsed saavad ise otsustada, mis nende puhul juhtub. Kõikide nende mängude ja vahendite kasutamise õpetus on olemas selles veebikursuses, mis kogu selle paketiga kaasa tuleb, metoodiline materjal ja mänguõpetused. Ja lisaks selles veebikursuses on olemas ka prinditaval kujul kõik need trükitud materjalid, mis siin kohvris olid. Et põhimõtteliselt, kui lasteaed ostab endale selle kohvri, siis kõiki neid materjale võib kas või kõikidesse oma rühmadesse printida.